דוד בריב ובוטר, ונשאר ישראל וקיים. Jeruusalemm, linn, mida me täna tunneme sellise nimega, ajalooga ja hingega, on olemas tänu kuningas Taavetile, kes selle valutas ja puuslastelt ja tegi sellest oma kuningriigi keskuse. Vaevalt oskas Taavet seda ette näha, et tema otsus kolida oma kuningriigi keskus Hebronist siia võiks aastatuhandete jooksul saada sedavõrd ihaldatuks valutusobjektiks, palverännakute meelispaigaks ja moodsaks kaasaegseks metropoliks, nagu Jeruusalemm on seda tänapäeval. Linn, mille nimi oli enne Saalem või Jebus või ka Urussalim, sai nüüd Jeruusalemmaks, rahulinnaks. Taaveti tõttu on seda ka kohane kutsuda tema nime järele Taaveti linnaks. Sel põhjusel on Jeruusalemm täna enam kui pelgalt tolmune linn Lähis-Idas. Isegi enam kui Iisraeli ajaloo ja esivanemate ja kuningate elupaik. See on Iisraeli Jumala asupaik. Kes oli Taavet? Piibel kirjeldab teda Jumala ülistajana, kes mängis oma harfiga ja komponeeris lugematul hulgal psalme. Ta oli nooruk, kes lõi maha hiiglase Koljati, rajas uue kuningate dünastia, alistas armutult kõik oma ümberkaudsed vaenlased. Kuningas, kes armastas Jumalat ja oli suure südamega isegi oma vaenlaste vastu. Taaveti nimi on Vanas Testamendis kõige sagedamini esinev nimi. Jeruusalemm kõige sagedamini esinev linn, olles üles tähendatud pühakirja lehekülgedel üle 600 korra. Taaveti ja Jeruusalemma kohtumise looni jõudmiseks, aga alustame loo jutustamist veidi kaugemalt. Meie esimesel kohtumisel Taavetiga karjatses ta nendel samadel Petlemma väljadel oma isa lambaid. Kuid tema ametivendadele kostus milleenium hiljem taevastingli laul, mis kuulutas rahukuninga sündi. Jumala ajatu planeerimise kohaselt ei olnud see kindlasti juhus, et Jeesuse vanemad olid poliitilistel põhjustel sunnitud rändama Iisraeli maa teisest otsast Petlemma väljadele, et siis karjuste koobastes sünnitada oma poja, kes istus Taaveti dünastia troonile. Karjapoiss Taaveti ellu tuleb aga radikaalne muutus, kui ühel päeval astub nende külla suur Jumala prohvet Samuel. Samuel võtab õlisarve, murrab selle katki, tühjendab selle Taaveti pähe, võides teda tema pere keskel järgmiseks Iisraeli kuningaks. Kuninga troon pidi aga veel Taaveti tootama mõnda aega, sest veel ei olnud Jumala plaan tema jaoks täitunud. Just siin elaorus leiab aset järjekordne jumaliku vaatuse tseen peaosas karjapoiss Taavetiga. Just siin orus võtab punapalgeline hulljulge karjapoiss vastu väljakutse endast mitu peajagu pikema Koljati filistide vägilase poolt. Aga Taavet ütles Filistile, sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab issand sind minu kätte, et ma su maha lööksin ja su pea raiuksin.
ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal. Kogu Iisrael sai teada, et tundmatust karjapoisist Taavetist oli saanud rahvuskangelane, kellest naised laulsid folkloori, aga kuningatroon pidi ootama teda veel 7 pikka aastat. Seniks sai temast aga hoopiski kuninglik põgenik. Siin Engedi kaljulõhedes kohtus Taavet oma tagaaja Sauliga, kelle elu ja surma üle otsustamise andis Jumal mõneks hetkeks tema kätte. Kuid Taavet osutus tema vastu suuremeelsust, kartes surmata Jumala võitud kuningat. Ja kui ta jõudis tee ääres olevate lambatarade juurde, siis oli seal koobas ja Saul läks sisse oma asjale. Aga Taavet ja tema mehed istusid koopa tagumises sopis. Ja Taaveti mehed ütlesid talle, näe, see on see päev, millest issand sulle on kõnelnud. Vaata, ma annan su vaenlase su kätte ja talita temaga, nagu su silmis hea on. Ja Taavet tõusis ning lõikas salaja ära Sauli 6 hõlma. Taavet säästis küll Sauli elu, kuid viimane ei loobunud tema tagaajamiseks kuni viimase lahinguni Gilboa mägedel, kus ta hukkus lahingus filistidega. Isegi tema surmas osutus Taavet Sauli vastu üllameelsust, leinates teda ja nimetades teda kangelaseks, mitte oma vaenlaseks. Sinu hiilgus, Iisrael, on maha löödud su küngastel. Kuidas küll on kangelased langenud? Saul ja Joonatan, armastatud ja armsad, lahutamatud elus ja surmas. Sauli surma järgselt sai Taavet endale Iisraeli kuninga trooni, kuid tema kuningriik oli killustatud ja rivaalitsev. Ees seisis raske missioon ühendada need killud ja alistada Sauli dünastia jäänused oma kuninga võimule. Kuningaks saades valitses Taavet oma kuningriiki Hebronist, kuid tema tulevikuplaanid oma kuningriigile uue keskuse rajamiseks olid tema unistuses liikumas ühe mäelinnuse suunas. See koht oli temale juba endistest aegadest tuttav, kui ta oli mõnda aega seal viibinud Goljati võitmise järele. Mäelinnust aga hoidsid kindlalt enda valduses hiigelrahvas jebuuslased. Miks valis Taavet just selle vähetuntud mäelinnuse oma kuningriigi keskuseks? Selle põhjused on tegelikult sügavalt poliitilised. Tema eelkäija, kuningas Saul, oli Benjamini suguharust, mis kuulub logistiliselt põhjapoolsete suguharade hulka. Taavet aga mõistis, et kui ta valiks Petlemma, kus ta oli sündinud, oleks põhjapoolsed suguharud temaga opositsioonis. Kui ta valiks mõne põhjapoolsema paiga, nagu näiteks Siilo, oleks asi vastupidi. Sellepärast oligi parim neutraalne valik Jeruusalemm, mis asetses nende 2 regiooni piiril. Kuningaks saades mõistis Taavet, et ei ole võimalik rajada ühtset kuningriiki, kui selle territooriumil on ikka veel paganarahvaste enklaavid. Alates Joosua maa vallutamisest salisid selliseid linnriike enda keskel kõik eelnevad Iisraeli valitsejad. Üks sellistest kantsidest oligi Jebuus, mis pealegi oli väga vaenulik Iisraeli suhtes. Ka see oli veel üks põhjustest, miks Taavetil oli hädavajalik vallutada see linnus. Tema valitsuse algperioodil puhastas ta maaga muudest sarnastest pesadest, mis oleksid tema kuningriigi tugevuse potentsiaalsed õõnestajad. Taavet mõistis tegelikult Jeruusalemma olulisust või käitus ta seda valides lihtsalt instinktiivselt.
Kas ta nägi ette, et tema rajatud linnast saab kord tõstekivi, mida püüavad kõik rahvad teisaldada, rebides endale haavu? Kas ta nägi prohvetlikult hulluvaid naabreid, kellele mõjub Jeruusalemm joovastava karikana, viies neilt lausa mõistuse? Vastuseid võime täna vaid spekuleerida, kuid kindel fakt on see, et Jeruusalemm oli Taaveti kindel valik. Ajal, mil linnu ehitati eranditult vaid veekogude äärde, tegi Jeruusalemma linna rajamise võimalikuks selles karuses piirkonnas vaid see üks ja ainus veeallikas. See on kuivamatult voolanud tuhandeid aastaid puhta ja selge veega. Ajal, mil puudus puurkaevude ja pikkade torustike tehnoloogia, oleks ilma selle allikata ja selle veeta elu siin rohkem kui võimatu. Ma olen sisenemas tunnelisse, mis on põhjus Jeruusalemma linna tekkeks. Minu nina sõrmetesse tuleb niisket Gihoni allika värsket lõhna. Selle allika pärast on siin elatud 3800 aastat ja enamgi. Nii et lähme üheskoos ja vaatame, milline näeb välja selle linna eluallikas. See allikas, mida täna tunneme Gihoni nimega, voolas läbi kaananlaste rajutud tunnelilinna. Arheoloogia räägib meile, et allikat ennast kaitses torn, millel olid kuni 7 meetri paksused müürid ja milles oli kuni 3-tonnised kivid. Veeallikas toimis sellises põutsas vihmavaeses piirkonnas otse kui püha paik. Seda pühadust tunnetades toimetati siin igasuguseid olulisi märgilise tähendusega sündmuseid. Just siin veeallika juures võiti kuningaid, tehti tähtsaid ja olulisi pidustusi. Jebuuslaste mäelinnuse vallutamine oli aga üliraske, isegi võimatu missioon. Seda olid kaitsmas pikakasvulised hiiglased, kes tundsid ennast mäelinnuses üpriski kindlatena ja nad lausa mõnitasid Taaveti mehi, kutsudes neid pimendateks ja lombakateks. Kui kuningas läks oma meestega Jeruusalemma selle maa elanike ja puuslaste vastu, ütlesid need Taavetile: siia sisse sa ei pääse, sest pimedad ja lonkurid kihutavad su tagasi. See pidi tähendama, et Taavet sinna ei pääse. Aga Taavet vallutas Sioni linnuse, mis nüüd on Taaveti linn. Ja Taavet asus linnusesse ning nimetas selle Taaveti linnaks. Taavetil õnnestus vallutada linn jebuuslastelt kavalusega. Ta tegi seda nimelt ühe tunneli kaudu, kus tema mehed pääsesid sisse. Selle sama tunneli ja need käigud avastas arheoloog Charles Warren, mida arvataksegi olevat nendeks samadeks käikudeks. Kui linn oli alistatud, ei hukanud Taavet jebuuslasi, vaid palkas nad oma õukonna teenistusse ja isegi armeesse. Millised aga olid reaalsed võimalused, et Taaveti vallutatud jebuuslaste mäelinnusest võiks saada maailma juhttäht? Kui Taavet selle linnuse vallutas, siis oli see juba oma iidse ajalooga, kuid linnaks oli seda veel raske nimetada. Romantiline kujutlus oli palju elavam sellest kui faktid. Kindlalt võime aga teada seda, et see oli müüridega ümbritsetud mäelinnus, mis valmistas peavalu kõikidele seda vallutada soovijatele. Esimese olulise sammuna plaanis Taavet tuua linna lepingulaeka. Kui preestrite paraad Jumala laekaga eesotsas linna poole marssis, oli Taavet rõõmus tulvil.
nii ta tantsis nappides riietes kogu oma väest selle rõõmsameelse rongkäigu ees. Tema naine Miikael arvas aga, et Taavet käitus kuninga väärikusele mittevastavalt. aga kui issandal aegas jõudis Taaveti linna, vaatas Sauli tütar Miikal aknast välja ja nähes kuningas Taavetit hüppavat ja kargavat issanda ees, põlgas ta teda oma südames. Kuid Jumal ei olnud Miikaeliga sama meelt. Tema karistus oma mehe halvustamise eest oli naistele tollal rängeim. Ta jäi ilma laste saamise õnnistusest. Kuid päris linnaks ei saanud Jeruusalemma veel nimetada, sest see oli pigem kindlustuse kui linna väljanägemisega. Taavet ei viivitanud linna ülesehitamisega, sest et ta oli tulnud siia, et jääda. Ja Taavet asus linnusesse ning nimetas selle Taaveti linnaks. Ja Taavet ehitas ümberringi linna, kansist alates siselinna suunas. Ja Taavet läks üha vägevamaks, sest Jehova vägede Jumal oli temaga. Ja Hiiram, Tüürose kuningas, läkitas Taaveti juurde saadikud seedripuudega, samuti puusseppi ja müürseppi, ja nemad ehitasid Taavetile koja. Tänaseks 3000 aastat hiljem on Jeruusalemm jõudmas miljoni linna staatusesse. Kuid koht, kus linn oma alguse sai, on täna vähe märgatav. See on ümbritsetud suurtest linnaosadest. Taavet elas ajal, kus verejanulised suurimpeeriumid ootasid parajat hetke, mil alistada nõrgemaid enda ümber. Kohtumõistjate raamatu sündmused on selle kujukaks illustreerijaks. Valluta või sa saad ise vallutatud, oli selle ajastu valitsevaks seaduseks. Karjapoisist linguheitja, koljati mahalööja, põgenike pande pealik, kellest sai kuningas. Selliselt võiks kiirise loomustada Taavetit. Aga nüüd oli ta vastamisi maailma parimate armeedega. Taavet asus viivitamatult kindlustama oma kuninga võimu. Üksteise järel alistas ta ümberkaudsed kuningad, tehes need oma alamateks. Kõige magusam vaenlane, keda tal õnnestus alistada, oli vilistide tugev sõjamasin, millega tema eelkäija Saul oli olnud suurtes raskustes. Piibel on üks vähestest raamatutest, mis ei varja oma kangelaste nõrkusi ja isegi langemisi. Kõik selle raamatu kangelased olid tavalised inimesed oma inimlike ebaõnnestumiste ja ihadega, nagu Taavetki. See on meile lohutuseks, et Jumal ei vali ilmeksimatuid supermehi, vaid tavalisi inimesi. Ühel kaunil õhtul, kui kõik Taaveti sõjaväed olid teisel pool Jordanit sõdimas, nautis kuningas õhtu jahedust oma palee katusel. Ta silm peatub ühel võrratult ilusal naisel, kes naabermaja katusel on parajasti kümblemas. Kasutades oma võimu laseb ta kutsuda naise ja nagu Alvas Seebi ooperis viib üks asi teiseni, mille tulemusel magab ta naisega, kes jääb rasedaks. Meeleheitlikult püüab ta oma häbitegu kinni mätsida, kuid tulemus on katastroofiline. Ta laseb mõrvata naise abikaasa. Mõelda vaid, Jumala meelepärane kuningas saab millegi sellisega hakkama. Prohvet Naatanil õnnestus osava mõistu kõnega panna kuningas nägema oma teo kohutavust. Kui siis Taavet tunneb ära oma koletusliku alatuse, langeb ta sügavasse meeleparanduse ja patukahetsuse põrmu. Nii selgus, et Taavet ei olnud täiuslik inimene ja laitmatu moraaliga kuningas, vaid pidi korduvalt Jumala ees oma patte kahetsema
ja maksma nende tagajärgede eest ka valusat hinda. Ka Taaveti perekond oli kaugel ideaalist. Seda iseloomustades võiks pigemini kasutada võrdumit karukoopast, kus kuni Taaveti viimaste elupäevadeni toimus võitlus poliitilise positsiooni pärast troonile. Taaveti järglaseks sai aga tema valikul just sellesama alasti katusel kümleja Batseba poeg Saalomon, kellega Fäär jättis Jumala valitud kuninga ajalukku kõige häbiväärsema peatüki. Ometi oli selline Jumala valik. Siin all Josafati orus seisab veel üks monument, mis jutustab kõnekalt suurtest probleemidest Taaveti perekonnas. Monument, mille on püstitanud üks Taaveti poegadest, Absalom. Poeg, kes varastas oma isa eest Iisraeli rahva südamed, kasutades oma võluvat karismat. Absalomi mässukatse käigus pidi Taavet oma elu eest põgenedes lahkuma Jeruusalemmast. Absalomile aga sai saatuslikuks tema pompöösne juuksepahmakas, millega ta võlus rahvas südameid, varastades nende lojaalsuse. See kohev juuksepahmak takerdus ratsutades kinni tihedasse puuvõrasse ja sealsamas rippudes läbistasid Taaveti pealikku Joabi odat selle mässumeelse iluduse. Kuigi Taaveti ajal ei olnud Jeruusalemmas veel templit, sai ometi linn juba sellal vaimseks keskuseks. Selle paiga vaimset erilisust tunnetades laulis Taavet nõnda. Jeruusalemm, kes oled ehitatud nagu hästi kokku liidetud linn, kuhu läksid üles suguharud, Jehova suguharud, tunnistuseks Iisraelile tänama Jehova nime, sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks, aujärjed Taaveti kojale. Linn kasvas ja arenes jõudsasti, kuid tema tõeline kuulsus sai alguse, kui Taavet ostis 600 hõbetüki eest selle platvormi maamees Ornani käest. Tema unistus oli ehitada sellele mäekünkale tempel Iisraeli Jumalale. See oli seesama koht, kus kord oli peatunud katk, mis rahvast armutult laastas. Ja juhtumisi sama mägi, kuhu kunagi Abraham mureliku meelega üles läks, sest Jumal oli tal käskinud oma poja Iisaki temale sellel mäel põletusohvriks ohverdada. Juudid usuvad, et see kalju, mis oli altari all, millel Abraham ohverdas Iisakit, mis oli templite kõige pühama paiga aluseks ja on täna moslemite kaljumossee aluskaljuks, on just seesama koht, kus loodi esimene inimene Aadam. See on nii juutidele kui moslemitele maailma keskpunktiks ja vundamendi kaljuks maailmale. Templi ehitusluba aga lükkus edasi Taaveti ajastust tema poja Saalomoni aega. Kui su päevad täis saavad ja sa puhkad koos oma vanematega, siis ma lasen pärast sind tõusta sinu järglase, kes tuleb välja sinu niudeist ja ma kinnitan tema kuningriigi. Tema ehitab mu nimele koja ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje igaveseks ajaks. Taavet armastas oma linna Jeruusalemma väga sügava armastusega. Ta pani prohvetliku õnnistusi nende kõikide üle, kes ta linna armastavad ja sellesse siira rahusooviga suhtuvad. Jeruusalemm on ainus linn maa peal, mille eest meid on instrueeritud palvetama ja seda linna õnnistama.
paluge rahu Jeruusalemmale, käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Taavet suri Jeruusalemmas ja ta maeti siia. Täna käivad tema haual Sioni mäel palvetamas usklikud juudid, kuid tegelikult on tema õige matmispaik ajalookeerises läinud kaduma. See koht on 2000 aastat hiljem märgitud tema hauaks, kuid tegelikkuses on see ristisõdijate aegne ehitis. Taaveti mõju kuningana valitsedes on võrreldamatu teiste kuningatega. Kuigi Iisraelis tõusis ka pärast teda mitmeid õiglaseid kuningaid, oli tema esimene, kes seadis eeskuju mitte ainult Iisraelile, vaid kogu maailmale, milline peab olema õiglane ja jumalik kuningas ja tema valitsus. Taavet võis olla selline kuningas, sest et ta oli mees Jumala südame järele. Kuninga võim on läbi ajastute vorminud julme diktaatorid, korrumpeerunud juhte, sest nad ei ole tundnud Jumalat. Taaveti lähedus Jumalaga vormis temast õiglase kuninga. Kuigi Taaveti 40-aastane valitsus oli õigluse kuninga valitsus, tootas Jumal temale siiski veel palju enamat. Ta ütles, sinu dünastia on igavene. Tõenäoliselt ei suutnud Taavet siiski hoomata selle tõotuse grandioossust, mis vihjas Messiale, kes tõuseb 1000 aastat hiljem, sündides Petlemas, karjaste koobastes, kus Taavetki karjatses oma isa lambaid. Messias, kes on Taaveti dünastia seaduslik jätkaja, on samuti valinud Jeruusalemma oma linnaks, kus toimetada lepitus Jumala ja inimeste vahel ja rajada kord siia linna oma valitsuse troon, millelt õigluse kuningana ja rahuvürstina valitseda tervet maailma 1000 aasta vältel.